Poliitika Eestava poolt on hooaja viimane üritus siis ja meil täna on külas Kadri Simson, kes on siis Riigikogu liige ja siis rahanduskomisjonis, samuti Keskerakonna aseesimees, Keskerakonna fraktsiooni esimees ning on ka Tartust omandanud hariduse ning ka täiendanud ennast Londonis. Ning on töötanud uurimisassistendina NATO Parlamentaarse Assamblee juures Brüsselis ning kuulub ka praegu Eesti Välispoliitika Instituudi ja Eesti NATO ühingu nõukogudesse, samuti siis ka NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni. Läksite poliitikasse 19-aastasena, et kuidas siis, mis ajendas siis nii varakult huvitas poliitikasse? Kõigepealt aitäh kutse eest. Et mul on väga hea meel olla Tartus täna siin, et ma sain ühendada kasuliku meeldivaga, et peale meie kohtumist lähen ma oma väikesele ristitütrele külla, kellel on täpselt tänasel päeval siin Tartus 5. sünnipäev. Nii et suurepärane oma kalendrit niimoodi kokku klapitada. Aga küsimus, et miks ma läksin poliitikasse, et tegelikult liitusin ma Keskerakonnaga umbes 10 päeva vähem kui 20 aastat tagasi. Ja ma olin siis 18. Üks põhjus, miks ma liitusin Keskerakonnaga, oli see, et märtsis 1995 olid olnud Riigikogu valimised. Ja mul oli võimalus esimest korda oma elus valida. Ma tegin oma valiku erakonna kasuks, kes ei ületanud valimiskünnist. Ja mul oli väga suur pettumus oma raisatud häälest. Ja ma tundsin, et ma võiksin valimiste vahelisel ajal ka teha midagi muud. Et mitte jääda ootama aastat 99, kui on uus võimalus oma häälega midagi või kedagi mõjutada. Ja teine põhjus oli see, et ma olin just lõpetanud gümnaasiumi keskkooli toona, Tartu 10. keskkooli. Mida enam ei ole, et ta on tehtud põhikooliks aga hoone on sama, väiksevanemuse vastas. Ja astumas ülikooli. Ja siis käis väga elavalt vestlus selle üle, et just oli loodud Reformierakond, kes ütles, et kõrgharidus võiks olla tasuline. Ja mulle oli see üks teema piisav, et valida see erakond, kes oli kõige tugevamalt tasuta kõrghariduse poolt, selle poolt, et kui sa sisseastumiseksamid ära teed, väärid sa Eestis tasuta kõrgharidust. Ma läksin ühe teema puhul põhjal, Keskerakond. Ja nii oligi. Juunikuus 95 astusin Keskerakond. Läks natukene teise teema juurde, et praegu on paljudes arvamusartiklitest võib siis leida väga negatiivse alatooniga mõtteid, et räägitud on palju sellisest... Ei saa aru, räägite too. Aga te ei kuule või? Ei, või vaband. Aga siin esimeses reas on 3 vaba kohta täpselt teie jaoks. See võite küll ettepoole, eespool on vaba ruumi. Palun. Yes. Et palju on räägitud siis selliseid negatiivse alatooniga mõtetest ja siis Sten Tamkivi on siis öelnud sellise väite nagu, et napi paari aastaga on totaalselt ussitama läinud Eesti avalik mõtteruum. Et kuidas te sellist asjast arvate? Mis tundeid see tõesti tekitab? Ma arvan, et ussitajaid on alati olnud. Ja võib-olla nagu seda fooni loob rohkem see, et arvamus on liikunud teistesse meediakanalitesse. Et kui ta 90-ndatel oli arvamusartiklite näol, siis ilmus üks arvamusartikkel päevas ja liiga palju sinna midagi järgi ei tulnud. Siis 10 aastat tagasi olid juba online'id ja Delfi kõrgaeg. Ja siis korraga tuli üleüldine arvamus, et Delfis ei kommenteeri normaalsed inimesed, et Delfi peale ei tasu tähelepanu pöörata. Ja kui kogu see arvamus ja avalik ruum liikus Facebooki päris oma näo all olevad inimesed hakkasid arvama seda sama, mida enne oli arvatud anonüümselt Delfis, siis sa võidki öelda, et ühiskond on ussitanud. Aga selliseid irisejaid ja vaenajaid on alati olnud.
millegipärast on lihtsalt kujunenud nii, et kui midagi väga kiita on, siis neid eestlasel tänu ja kiitust on väga raske väljendada. Kui miski pahandab või millegi üle saab iriseda, siis on väga kerge nagu klaviatuur haarata. Ja seetõttu loob see sellise fooni. Aga ma ei arva, et midagi on nagu väga palju hullemaks läinud. Et me ei ole ju kunagi väga avasüli võõraid vastu võtnud. Me ei ole liiga palju toetanud neid, kes on teistsugused. Ma ei oskaks öelda, et meil on olnud paremaid aegu. Aga kas te arvate, et näiteks poliitikute kõnepuu on probleemiks, et kas nad peaksid olema rohkem poliitkorrektsemad või neile on ka lubatud selliseid solvavaid ja teisi alandavaid kõnesid? Ma arvan, et elu näitab, et valija premeerib solvamist ja teisi alandavat kõnepruuki. Et kui me mõtleme mõne poliitiku peale, kes eriti rämedalt väljendab, siis teevad ju oma elu tulemusi peale selliseid inetusi, nii et järelikult on lubatud. Siin Tartu linnas on üks poliitik ministriks saanud, kes laseb endal vaba eneseväljendusel nagu lennata ja arvab, et see on aususe näide, et viisakust ei ole. Ja hästi sooritab ju. Nii et üksikutele eranditele antakse kõik andeks. Samas kui kogu tema erakond, ma räägin nüüd Jürgen Ligist, eks ole, võtab samasuguse stiili üle, siis liiga paljudel kuskilt tuleb see keemispunkt. Ja kui me praegu mõtleme, et mida Reformierakonnale ette heidetakse, siis ette heidetakse ülbust. Et üksik Jürgen Ligi oli väga kihvt. Nagu, et kõik telesaated rokkisid, kui Ligi endast välja läks. Aga kui neid samasuguseid kopikätte tuleb nagu 10, siis korraga saab mõõt täis ja sa ei arva enam, mis see tore on. Nii et ühelt poolt, et kas on lubatud? Mõnele erandile on lubatud. Üleüldiselt ma arvan, et nii nagu me igas professionaalses ametis eeldame, et inimesed on normaalsed, võiks poliitikas ka olla inimesed normaalsed. Läheks siis natukene teise teemale üle, et siis julgeoleku teemale. Et praegune riigi psühholoogilise kaitse nõunik Ilmar Raag on väitnud, et Eestis näeb praegu skisofreenilist olukorda, kus siis Kremli jutupunkte edastavad lisaks Moskva telekanalitega ka mõned Keskerakonna ja EKRE poliitikud. Et kas te kaitsete siis oma erakonda või olete Ilmar Raagiga nõus? No ma arvan, et ta peaks kõigepealt defineerima, ma lugesin seda intervjuud 2 korda. Ma olin ise samal ajal, kui ta selle avaldas NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Budapestis, aga ma ikkagi kohvipausi ajal lugesin 2 korda läbi, et milliseid jutupunkte ta silmas peab ja kes neid jutupunkte öelnud on. See oli vägagi, pealkirjas oli see süüdistus olemas, tekstis nagu väitele tõestust ei olnud. Ja mu esmane reaktsioon on see, et Ilmar Raag on palgatud vastupropaganda spetsialistiks, kes siis teenib oma palka sellega, et kui valitsusel läheb närusti, 2 kuud peale valimisi on nende reiting kukkunud 42%, siis hakkab süüdistama neid, keda rohkem toetatakse. Ja teebki seda propagandasõda nii-öelda. Et kõigil inimestel, kes ei ole valitsusega rahul, tuleks ikka meelde, et teisi valikuid Eestis ju ei ole. Nii et ma väidan, et ta on meil palgatud propagandist ja seda tema oma artiklis teebki. Et ta ei valgusta meid ju enam erapooletult. Nüüd need Kremli jutupunktid. Ma arvan, et erinevaid seisukohti võib olemas olla. Ja muidugi mõnikord on ju mõndades riikides või igal pool on nii-öelda need kasulikud idioodid, kes teevad midagi, millest keegi teine kasu saab. Ja ma olen nagu murelik Eesti suhtes selles suhtes, et kui hakatakse jälle nagu lihtsalt oma sees Eesti siseriigis tüli kerima. Et me oleme saanud päris kenasti läbi need inimesed, kes siin Eestis elavad.
et vaadates mingeid suuremaid kultuuride kokkupõrkeid, siis Eestis neid väga olnud ei ole. Aga loomulikult ka mulle näiteks ei meeldinud näiteks EKRE volikogu otsus, millega ta kohustas oma fraktsiooni algatama seadust, mis võtaks valimisõiguse ära Eestis elavatel halli passi omanikel. Et jah, ega see otsus ei lähe ilmselt Eestis läbi, sest et Euroopa meid ei mõistaks, see oleks väga mitte euroopalik. Aga ainuüksi lauale pannes nagu 100 000 inimesele, et me tahame teilt võtta, teil nagu nii kõik õigusi ei ole. Aga see vähene, mis teil on, me võtame selle ära. Et see tekitab ju tüli. See tekitab nagu pahameelt, pettumust, miks meil seda vaja on. Ja vaevalt see nüüd nagu Kremli tellimustöö on. Aga kindlasti ei aita see meil nagu ühiskonna terviklikkuse ja üheskoos edasi minemise osas mitte kuhugi. Nii et kõiki neid küsimusi nagu vaagides, mida poliitikud ütlevad, et jah, ühelt poolt me kõik seisame oma valijate eest ja meil on igaühel ettekujutus, et kes võiksid minu valijad olla. Ja ma tahan nende huvide eest nagu kõvema häälega kõneleda. Ja kindlasti on Eestis inimesi, kes ei salli ühte või teist rühma, kes ka Eestis on. Aga teiselt poolt peaks olema Riigikogus kõigil poliitikutel nagu esmane nagu ülesande püstitus see, et Eesti riigil läheks hästi. Ja seetõttu selliseid lihtsalt väga kitsaid omakasupunkte ei tohiks üldse lauale tuua. Arvan mina. Mida te arvate väitest, et Keskerakond on Eesti julgeoleku suurim oht? Seda on nagu mitu korda tegelikult juba aastate jooksul väidetud. Ma arvan, et Keskerakond tagab Eestile väga tugeva julgeoleku garantii. Sest et me oleme andnud neile inimestele, kes muidu võiksid riigis pettuda või valida midagi äärmuslikku, võimaluse valida Eesti partei poolt. Ja meil ei ole vaja kaugelt otsida näiteid, et kui ei ole sul valida Eesti erakonda, Keskerakond see kindlasti on kasvanud välja Rahvarindest, siis võivad tekkida rahvuspõhised erakonnad, kellel muid nagu selliseid üldiseid poliitika põhimõtteid ei olegi, et ongi ainult nagu kitsas natsionalistlik soov. Ja seetõttu see on kindlasti väide, millega ma kuidagi ei nõustu. Need Vene poliitikud, kes Keskerakonnas on, seisavad kindlasti selle eest, et Keskerakond oleks mainstream erakond. Et ta ei läheks kuhugi äärmusesse, sest ainult sellisel keskpõrandal oleval erakonnal on tegelikult tõeline võimalus valitsuses ka oma lubadust ellu viia. Ja seetõttu ma tsiteeriksin teile siin väga populaarse Vene poliitiku sõnu, see on Yana Toom, kes on öelnud, et Eestis on ainult 3 integratsiooniprojekti, et see on ajateenistus, sport ja Keskerakond. Kuidas te hindaksite üldse praegust Eesti välispoliitilist olukorda ehk siis, et mis on meie siis suurimad ohud, et sisemised, välimised? Välispoliitilist olukorda ma kõigepealt kirjeldaks niimoodi, et Eestil puudub iseseisev välispoliitika. Et meie eelmine välisminister Urmas Paet, kes täna on Brüsselis, ei olnud väga suur sisujuht ja Keit Pentus on veel vähem. Et kui me mingit välispoliitikat teeme, siis võib-olla tuleb see Kadriorust. Me tugineme vägagi palju oma partnerite poliitilistele valikutele. Ja ega Eesti-sugune väikeriik, see võib olla turvaline valik, et mõnes küsimuses võib-olla peaks olema rohkem väärtusi ja vähem järele lohisemist, aga suurematele ligi hoides võib-olla me tagame endale suurema turvalisuse. Ma arvan, et see on see mõte, mis Islandi väljakul ministrit toetades ametnike peas on. Mis on meie suurimad garantiid?
et minu jaoks on selge garantii see, et kogu NATO eksisteerimise ajal ei ole ükski võõrriik söandanud NATO heidutust proovile panna. Vähemalt, et mitte sellega, et ta ründaks NATO liikmesriiki. Aga meie ohud on mitte niivõrd nagu nad tulevad emotsionaalsest hirmust, et võib-olla me oleme ikkagi piiririik. Ja kui piiririik tekitab mingit ärevust, siis see presidendi ütlus, et 4 tunniga võidaks meid ära võtta, kindlasti vähendas võimalikke investeeringuid Eestisse, sest kes ikka investeeriks riiki, mis tema enda presidendi arvates nii haavatav on. Ja Siseministeerium tegi paar aastat tagasi ühe uuringu Eesti noorte kohta. 1000 noort nii Eesti kui Vene gümnaasiumi lõpetanute seas ja küsis, et kas sa jääd Eestisse või lähed ära. Äraminejaid plaaniga järgi oli päris palju ja siis küsiti, et kui sa lähed, mis on põhjused. Esimene põhjus oli see, et ma saan parema hariduse, teine oli parem palk ja kolmas oli see, et niikuinii tuleb Venemaa, ma lasen parem jalga. Nii et tegelikult emotsionaalne põhjus, aga kui selle põhjalt läheb nagu sadu noori, ja nad arvavad, et see on nüüd argument, siis see on välispoliitiline nagu siuke hirm, mis suunab sisse meie enda rahvastiku kahanemisena. Tahad seda küsimust täpsustada? Ma ei Ei, ma läheks edasi sellega, et mis oleks siis teie riigikaitse visioon, et kas rohkem NATO-t Eesti pinna peale või vähem või siis edasi? Kui mind esimest korda valiti Riigikokku aastal 2007, siis ma läksin riigikaitsekomisjoni ja mind valiti riigikaitsekomisjoni aseesimeheks. Ja esimesel istungil istus seal riigikaitsekomisjoni veteran Trivimi Velliste. Ma arvan, et ta valiti esimest korda Riigikokku 92. aastal, vahepeal oli ta suursaadik USA-s. Aga Trivimi Velliste siis sissejuhatava sõnavõtuna ütles seda, et see riigikaitsekomisjonis ei käitume nii nagu ülejäänud Riigikogu komisjonides. Et ülejäänud Riigikogu komisjonides on opositsioon ja koalitsioon, aga riigikaitsekomisjonis on meil konsensus. Ja nii on läbi aegade üritatud hoida ka, et riigikaitse küsimustes on meil konsensus. See on kohati natukene nagu hälbinud siis, kui Reformierakond oli ajateenistuse vastu. Või siis, kui Keskerakond minu initsiatiivil oli Iraaki sõdurite saatmise vastu. Aga Keskerakonna programmis on ennem teisi olnud 2% nõue aastast 2005 riigikaitsesse. Oleme alati olnud ajateenistuse taga. Me ei ole olnud NATO vastu, kuigi me olime ainsa erakonnana julged ja küsisime, et mida meie liikmed arvavad Euroopa Liidust. Ja nüüd see küsimus, et kas NATO peab siin rohkem olema, et ma olen kogu aeg seisnud selle eest, et Eestis oleks üle riigi kaetud. Eestis oleks igal pool ka Lääne-Eestis pataljonid ja meie enda üksused on ka NATO väed. Et 200 Ameerika langevarjurit on kena inimkilp, aga tegelikult meie enda ajateenistus üleüldine kaitsetahe on see kõige kindlam asi, et me siin vastu peame. Ja et meil on sissepoole teadmine, et me ei anna niisama all. Kuid kas me peaksime suurendama vägesid, et nagu roteeruvaid vägesid, et on räägitud sõjaväelaste numbrite suurendamisest, kuid... Ja sa ei küsi praegu, et kas me peaksime suurendama Eesti vägesid, vaid kas me peaksime paluma rohkem võõrvägesid. Et siin on 2 asja. Et üks asi on see, et ei ameeriklastel ega teistel NATO liikmesriikidel ei ole praegu soovi üles öelda lepingut Venemaaga, kus öeldi, et Venemaa piirile ei tule alalisi NATO baase. Seetõttu nad on nõus siia saatma õppustel olevaid üksusi. Aga praegusel hetkel neist keegi ei räägi retoorika muutusest ja sellest, et nad siia midagi alalist ehitaksid. Et jah, ma arvan, et see, et me teeme liitlastega koos õppusi, anname neile kõik vajaliku logistika
ja tagame nende siin olemise. Et see on täitsa normaalne. Aga seda juttu, et meie kutsume neid rohkem, ei saa me liiga kõvasti rääkida senimaani, kuni on meil kõigis diplomaatilistes kanalites öeldud, et sa ei tule. Et ei tasu liiga palju lunida, eks ole, et see mõjub jälle halvasti, kui me midagi palume, mida ei anta. Et siis me peaksime suurendama sellise suurõppusi nagu Siili. Just, et sellised ühisõppused kindlasti nagu aitavad ja ma arvan, et aitab ka see, et nii Soomel kui Rootsil on nagu suurem huvi koostöö osas NATO-ga. Et sellega ei lõppe siis see NATO vihmaväri meil Tallinna lahel ära. Läheks natukene teise teema poole, et Euroopa Liidu plaanitav põgenike kvoodisüsteem, et praegu siis see on nagu oletatav ning mis jagaks siis 20 000 põgenikku liikmesriikide vahel ära. Ja selle plaani kohaselt peaks siis Eestisse tulema 326 abivajajat. Et kas te pooldate sellist kvoodisüsteemi või siis mitte? Ja kas Eesti oleks siis suuteline üldse mitmekordistama siis praegust pagulaste arvu, mida sisse võtta? Et nii palju, kui ma aru olen saanud, ei ole praegu Eestis ühtegi erakonda, kes ütleks, et ta pooldaks seda kvoodisüsteemi. Et see isegi ei tulnud, täna oli erakorraline istung Riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjonis ja see ei tulnud isegi mitte hääletusele. Et keegi oleks hakanud andma blankovekslit põgenike numbri jaoks. Et miks seda ei juleta teha? Ma arvan sellepärast, et on mingid emotsionaalsed küsimused, mille peale kogu ühiskond nagu ennast üles kündab. Ja siis lähevad teised teemad nagu peitu. Kui ma nüüd selle kõva häälega välja ütlen, siis ma mõtlen, et tegelikult Reformierakonnale täna oleks väga kasulik, et põgenik üle kõik röögiksid ja vehiksid rusikatega, et siis ei räägitaks ju maksutõusudest ja seisvast majandusest, kõik tegeleksid 300 sõjapõgenikuga. No selge on see, et me ei ole üksik saar keset ulgumerd. Et see, et meil on põgenikke nii vähe, kui Euroopa lõunariigid on neid nii palju vastu võtnud, et see olukord ei kesta kaua. Et kui te käite kas või Põhjamaadest, te saate aru, et nende tänavapilt on väga erinev meie omast visuaalselt. See on nähtav vähemus. Ja mingil hetkel muutume meie ka multikultuursemaks. Me oleme, Eesti ja Läti on kaks väga veidrat riiki Euroopa Liidus ainsad, kellel ei ole mošeed. Et siia on püütud tulla. Tallinnasse on püütud tulla ja saada luba mošee ehitamiseks pole senimaani antud. Aga ma arvan, et piire kinni ei panda ja eks see liikumine vaikselt toimub. Nüüd see küsimus, et miks me peaksime võõraid alati tõrjuma. Et ma arvan, et mõeldes oma enda ajaloo peale ja selle peale, kuidas eestlased 44. läksid nagu massiliselt Rootsi, kes ei tõrjunud. Ja need, kes läksid Soome, kes siis nagu naabriga hea läbisaamise nimel andis eestlased välja, et kumba riiki toona siis paremini suhtuti. Ja ei kaotanud üks sellest, et eestlased vastu võttis ju suurt midagi. Ja et kui me võtame neid põgenikke sellisena, et nad ei ole nagu majanduspagulased või nad põgenevad sõja eest oma elu pärast, siis ilmselt Eesti inimestel läbi oma ajaloo on suurem mõistmine varuks võtta küll kuskilt. Kas ma võin küsida? Mul on küsimus, et neid on ju 325 või kui palju? 326.
et seda ei ole ju tegelikult nii palju, miks on ühiskonnas selline nagu stigma nende inimeste vastu. Need on ainult 300, me ei räägi siin 10 000 põgenikust, kes tulevad kuskile ja tekitavad oma kommuune. See on 300 inimest, sõjapõgenikud, nad tulevad siia oma murega. Miks me sulgame nagu selle ukse? Ma ei saa sellest aru lihtsalt. Ma ütlen vahel seda, et arvestades Erasmusega ja muud vahetusprogrammidega, ma näen Tartus viimasel rohkem teisest rahvusest tumedamaid inimesi, et ma ei tee vahet, kas eile Somaaliast päritud tudeng, keda ma aitasin, et ta teeks raamatukogu kaardi. Ma ei tulnud selle peale, ma kas ta on põgenik või õpilane, see on nagu tavalist inimest. Jah, no see on nagu, ma ei oska nagu seda sõnastada, sellepärast, et mul endal ei ole selle nagu suure vastasseisuga väga suurt samastamist. Aga kui ma püüan nagu mõelda, et mille pärast selline hirm on, siis üks hirm on see, et meil endilgi ei ole sotsiaalseid garantiisid, nüüd hakkame veel nagu teisi aitama. Et see võib olla umbes see, et minu lapsed lähevad siit ära sellepärast, et nad ei suuda endale Eestis korterit lubada. Aga nüüd võtame võõrad hädasolijad ja anname neile kõik. Mingi selline ettekujutus võib olla. Et kui sul on nii kitsas käes, siis ei ole süda piisavalt suur, et hädasolijaid aidata. Nüüd poliitikute hirm, et mis see olla võib, on see, et meil oli eelmine aasta täpselt samasugune debatt kooseluseaduse üle. Et see oli ka küsimus nagu mõistmises, sealt ei oleks partnerluse seadustamisest ei oleks ju mitte midagi juhtunud, et see oleks lihtsalt seadustanud olemasoleva olukorra, kedagi ümber ei kasvatada, kas seadus on või ei ole. Ja ometi tuli sellest selline surve, et näiteks Riigikogus oli kuu aega, oli võimatu meili teel suhelda, sest su mailbox oli umbes. Et kui ma istusin oma telefoni taga ja üritasin neid kustutada, siis sama kiiresti tuli kirju sisse, kui minu nagu nobedad näpud suutsid neid delete'ida. No, see ilmselt sellise emotsionaalse teema puhul nagu ehmatas Riigikogu päris paljud liikmed selliseks oimetuks veel mõneks ajaks. Need kaks asja. Teine asi on see, et kui sa silmast silma nende inimestega kohtud, siis ilmselt see hirm läheb maha. Kui sa ei ole oma ihusilmaga ühtegi välismaalast näinud, isegi mitte elus sakslast, siis sa suhtud kõigesse nagu tõrjuvalt. Siis ma võin ta küsida? Jaa. Kuidas Keskerakonna valijad suhtuks sellesse, kui teie võtaksid positsiooni, et olete nõus pagulaste vastuvõtmisega, et ühelt poolt seisate justkui venelaste eest, et kas ja mis muutuks, kui ta hakkaks ka nagu pagulaste eest seisma? No ma arvan tegelikult, et Eesti ühiskond on seal maal, kus nagu keegi peab esimesena julgema välja öelda, et see on meile, et see on meie kohustus ja solidaarsus. Ma ei ole näinud ühtegi uuringut, aga mu kukla tunne ütleb, et iga erakonna valijad suhtuvad praegu rohkem negatiivselt kui positiivselt. See vajab selgitustööd ennem kui pagulaste vastuvõtmise küsimuses üks tavaline eestlane ütleb, et see ei võta mult mitte midagi ära. Nüüd, ma tean, et Euroopa Parlament hääletas seda küsimust. Ja ainukene, kes kvoodi vastu ei hääletanud, oli meie Yana Toom. Ja ülejäänud 5 olid siis kohe vastu. Et ma kohtun tema järgmine nädal, et täpsemalt teada tema argumente. Aga ma saan aru, et talle ei meeldinud see argument, et Eesti valitsus ütles, et meil on siin võõraid niigi palju. Meil on siin 300 000 võõrast juba, et me ei saa nende 300 enam hakkama. Et tema mõte oli see, et Eesti valitsus oleks võinud öelda, et 300 000, kes ei ole vere poolest eestlased, on ka siiski omad. Ja see tekitas temas siis selle sirge selgroo ja julguse olla kvoodi poolt. Just nimelt selle Eesti ametliku seisukoha
vaieldav kaalukus. aga mis oleks siis Eestile jõukohane ja sobilik pagulaspoliitika, et kui me 300 pagulasega tuleb selline suur diskussioon, siis praegu peaks olema alla 10 või midagi sinnakanti numbrid. Et me ei räägi ju tegelikult 20 000 vastu võtmisest isegi, sest kui 300 inimesega juba tekiks nii suurt diskussiooni, et see arv tõstetakse võib-olla natukene suuremaks, aga mitte ka väga. See ongi küsimus, et kas see 300 on aastas? Jah, et kui see on aastas ja sellele järgnevad veel aastad, eks ole, et siis lõpuks tuleb kokku ju päris kena number. Et ma arvan, et see diskussioon muutub normaalsema tooniliseks hetkel, kui Eestis endas ei ole enam seda probleemi, et väga paljud inimesed lahkuvad Eestist mitte sellepärast, et neile ei meeldi, vaid majanduslikel põhjustel. Ja ma kuskilt lugesin mingit uudist, et kõige tugevamalt ja kõige nagu sellisemad reljeefsemad väljendused pagulaste vastuvõtmise vastu käivad Facebooki kontol, mis koondab Eestist lahkunud eestlasi. Et need on nagu kõige tõredamad. Et ju siis on üleüldiselt see arvamus, et te omasid ei hoia ja asendate ja selle asemel tagasi kutsuda, asendate nad võõrastega. Ma ei oska numbrit öelda, mis meile jõukohane oleks. Et ma arvan, et see vajabki nagu küsimus ei ole ju selles, et kas me 300 inimesele saame peavarju anda. Et küsimus on selles, et mida sellel ajal paralleelselt nagu tegemata jäetakse. Et see, et Eesti riik aina õhemaks lihvitakse, et see on ju fakt. Ja mitmeid ülesandeid, mida on senimaani täidetud, jäetakse täitmata. Et siis olemasolevate asjade ärakadumine, sellele kõrvale lisakohustuste võtmine loomulikult tekitab protesti. Et see on üldine normaalne. Aga numbrid ma ei ütle. Liigume siis natuke teise teema juurde, et erakondade esimehed on vahetumas mitmes erakonnas. Et kuidas siis sellega on lood Keskerakonnas? Kas hakkab ka vahetumine või kindlalt truuks jääda praegusena? See on hea küsimus. Et lähi 3 nädalal tuleb 4 erakonnal üldkogud. Ja mulle just helistas, kui ma siia tulin, üks sümpaatne daam, kes läheb nädalavahetusel, tuleb Tartusse pühapäeval Reformierakonna üldkogule. Ja ütles, et näed, Keskerakonnal on nii hea situatsioon, et istute jõe ääres ja vaatad, kuidas laibad mööda ujuvad. Meie üldkogu tuleb sügisel, et siis kui ülejäänud on kõik nagu saavutanud mingi status quo. Et tavaliselt on Keskerakonna kongressid käinud nagu üle hooaja, et on olnud konkureeriv esimehe valik ja siis jälle ühe kandidaadiga. Eelmine kongress 2 aastat tagasi oli ühe kandidaadiga, 4 aastat tagasi oli Jüri Ratas versus Edgar Savisaar. Et ma arvan, et sügis on kevadest targem, mis saab. Et keegi ei oleks arvanud 1. märtsil, et me täna selles olukorras, kus me oleme. Et inimene teeb plaane ja rumal istub pilve peal ja naerab, eks ole. Ja seetõttu me lähme praegu edasi teadmist, et meie kongress on kas oktoobris või novembris. Igal erakonna piirkonnal ja kogul on õigus esitada kandidaate nii esimeheks kui juhatusse. Keegi ei ole täna mingit rallit sõitma hakanud või võidu jooksma hakanud, sellepärast et need, kes liiga varase stardi teevad, saavad disklahvi. Ja seetõttu
ei oskagi ma nagu praegu öelda seda, et kas jätkub samamoodi. Samamoodi vaevalt jätkub. Samamoodi tähendab seda, et juhatus on praegu andnud mulle volitused täita esimehe ülesandeid ja sügisel peale kongressi see kindlasti niimoodi ei ole. Sügisel peale kongressi on meil esimees, kes täidab ise oma ülesanded. Liigume siis viimaste erakonna reitingu tulemuste juurde, et Keskerakonnal on kindlasti rõõmustav, kuid ülejäänud Eesti rahvale võib-olla just mitte, sest nende valitud valitsus siis kukub ainult reitingutes, et mida te sellele soovite nagu lisada, et need tulemused, mida need näitavad ja kui meil oli eelmises Riigikogus 4 erakonda, siis ma arvasin, et 4 erakonda on vähe. Aga praegu tundub, et 6 erakonda on palju. Et kui need trendid niimoodi jätkuvad, siis ma julgen küll öelda, et aastal 2019 on 2 erakonnast, IRL-ist ja Vabaerakonnast, kas jäänud 1 või saanud 1. Et need graafikud on täpselt nii, et IRL alla ja Vabaerakond ülesse ja see seltskond on ju laias laastus see sama seltskond, kes 2 aastat tagasi oli veel 1 erakonnas. Et vanad isamaalased Andres Ammas ja Andres Herkel ja Jüri Adams on Vabaerakonna selline tuumik. Ja kui IRL paneb samamoodi alla, nagu pani aastal 2004 Res Publica. Res Publica sai ühtedel valimistel peksa sellega, kui Juhan Parts lubas muvame läbi ja mingi õnnetu kampaania neil oli, et siis need 2 aastaga said oma toetusest 28% 2-le. Et IRL-il oli nüüd jälle Partsuga see kõva munade reklaam. Ja õnnetu reklaam oli, eks ole, kõigil on meeles, väga palju kulutati. Võlad on suured. Ma arvan, et sellepärast IRL-is pole ka väga suurt lööki erakonna esimehe kohale, sest et võlad on nii suured, et see esimees mõnes mõttes on nagu pankrotihaldur. Aga alati on võimalus liituda. Ja võib-olla siis tuleks selline padukonservatiivne erakond kokku, kes suudaks EKRE-le vastu seista. Aga kui reitingutest veel rääkida, siis mis nagu juhtus, oli see, et 2 väikest erakonda olid väga võidurõõmsad, EKRE ja Vabaerakond. Ja see, kui sa oled võidurõõmus, et sa said üle künnise, aitab ka meeleolul alati kaasa. Nende mõlema reitingud, eriti Vabaerakonna reiting, kindlasti näitab ka seda, et valimispäeval oli väga palju inimesi, kes võib-olla oleks andnud oma hääle neile, aga nad ei tahtnud häält raisata. Ja kui oli ikka oht, et üle künnise ei tulda, siis see hääl jäi seekord Vabaerakonnale näiteks andmata. Siis on 2 erakonda, kes olid valimistulemusest väga lössis, et need olid sotsiaaldemokraadid ja IRL. Ja see lössis olek jätkus ka koalitsiooni läbirääkimistel. Ja kui sa oled lössis väga olulistel läbirääkimistel, siis tuleb tulemus kehva ka. Ja tulemus tuligi nende jaoks kehva. Ja see ainult nagu spiraalina suurendab seda lössis olekut. Ja kui nüüd rääkida sellest Juhan Partsi munadest veel kord, siis Mihkel Raud kirjutas eile vist oma Facebookis, et ta on Ossinovski taga, sest et sotside esimehel peaks munad olema. Et mina arvan, et ühel erakonna esimehel kindlasti mune ei peaks olema. Et see pole üldse määrav nähtus ja näete, Partsil olid, mis sellest abil. Küsiks siis ääremärkusel seda, et tuli meelde just, et rääkisite valimisreklaamidest, et Keskerakonnal oli väga märgatavalt suuremad summad, mis läksid valimisreklaamidele. Kuidas Keskerakond suutis, kui pealtnägijas oli see, et tehti sellised reklaamid väga suurte hindadega, et kuidas ei saanud paremat pakkumist või kuidas see niimoodi kujunenud välja? Tegelikult me tegime odava kampaania.
et kui kuskil jaanuari lõpus kirjutas Tuuli Koch Postimehes loo ja siis oli veel veebruar ees, et kui palju on mingi erakond saanud eetriaega, makstud eetriaega telereklaamis. Meil on olemas mingi uuringufirma, kes loeb üle kõik sekundid, reklaamisekundid ja jagab ära, kelle reklaam oli. Siis sel hetkel oli IRL ostnud juba 1,5 miljoni eest eetriaega. Ja Keskerakonnal oli see alla 500 000. Ja ma räägin praegu reklaami tegemisest. Reklaami maksumusest ja mitte eetriajast praegu. Et see oli tõesti märgatavalt rohkem. See on huvitav, et teised erakonnad suutsid poole vähema summadega umbes teha. Võib-olla ei, ma ei oska selle kaasa rääkida, aga ma üldiselt arvan, et telereklaami tegemise hind on umbes 1/3 sellest, mida tuleb maksta telejaamadel näitamise eest. Ja üldjoontes peaks see suhe selline ka olema. Kui ma nüüd nagu mõtlen Keskerakonna valimisreklaami peale, siis tegelikult ei saa see päris tõele vastata, sest Keskerakonna põhiline viimase nädala valimisreklaam oli see, kus näidati esinumbrite nägusid ja öeldi, et Kadri Simson Pärnumaal number see ja see, mis on ju täielik nagu säästureklaam. Ja ennem seda oli meil Edgar Savisaar laua taga koos 3 või 4 uue kandidaadiga, Oudekki Loone, Tarmo Kriis, Peeter Ernits ja Rene Tooms olid ümber laua. Et need on suhteliselt väikeste vahenditega tehtud. Tõsi, kunagi ajaloos on Keskerakonnal olnud 1 miljoni reklaam, mis oli nagu totaalselt ja jaburalt kallis. See oli see, kui Evelin Sepp ja Kalle Laanet ja Ain Seppikus Edgar Savisaarega raudtees käisid. Et meie tõime teile tagasi Eesti Raudtee. Et see oli küll kallis. See oli kallis teha ja tehti mingite, ma ei tea, kraanakaameratega. Aga see jääb juba aastasse 2007. Okei, liigume siis edasi. Et küsiks siis Rain Rosimannuse kohta. Et meil peaks olema küll peaminister Taavi Rõivas, aga eriti nüüd siis kipub olema, et nagu tema oleks ikkagi seal niiditõmbaja. Kuidas teil on see mulje jäänud? Kui Rain Rosimannus oli Riigikogus, 2007–2011 oli ta veel Riigikogu liige, siis ma arvan, et ta võis olla fraktsiooni aseesimees, aga kõik Riigikogus teadsid, et kui tuleb kokku leppida, siis tuleb rääkida Rosimannusega. Et on mõni inimene, kes saab autoriteediga ilma ametliku positsioonita. Ja siis, kui teda enam ei olnud, see oli väga raske, et sa ei teadnud, kellega kokku leppida. Et kõik käisid ja otsisid, et toona oli Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi ja tema kokkulepetest polnud mingit kasu. Ja oli väike suke peataolek. Nii et tal on see võim olnud pikka aega. Lihtsalt nüüd ta läks võimu läbirääkimisel laua taha ja kui oli pikalt jututuba peetud, siis ta tuli, et tõmbas need oma Exceli tabelid välja ja vormistas teksti nii, nagu talle sobis. Ja see tekitas pahameelt ja selle tõid välja vaba erakondlased, kes olid laua tahalt välja visatud, eks ole. Kas otsustajal peaks olema mingisugune mandaat nende otsuste tegemiseks, et tegelikult ju võiks olla. Aga on palju USA sarju, kus näidatakse ka, et see poliitik, keda valitakse on ainult käpiknukk, et taga on tegelikult kampaaniameistrid ja niiditõmbajad, kes kunagi esiplaanile ei astu, et võib-olla Eestis siis üks selline näide on. Ja ilmselt tema mõju ja jõud tuleb hoopis sellest, et tal on käes Reformierakond. Et reformierakondlased praegu valmistuvad selleks kongressiks. Neil on tõsised kahtlused, et kongressile tuleb kokku käputäis, aga juhatuse esimehe valivad e-valimised, mille puhul kellelgi pole õrna aimu, et kus need hääled tulid ja kuidas see reastus tekib. Nii et kuni kontor on mehitatud tema inimestega, seni tema mõjujõud selles erakonnas ilmselt jääb.
kaua te siis hindaksite, et praegune valitsuskoalitsioon koos püsib, kas järgmiste valimisteni või laguneb vara? Kui selle lõhkujaks on Reformierakond, siis nad lõhuvad selle aastal 2017. Sest et ennem pole mõtet, et ennem nad saavad teha nende kahe partneriga kõike, mida nad tahavad. Ja 2017 on mõtet sellepärast, et siis tulevad esimesed olulised valimised, kohalikud valimised. Kui sotsid ja IRL on midagi õppinud, siis nad nii kaua ei passi. Siis nad teevad ise midagi. Aga 2 korda on nad nii kaua passinud. Nii et ma ei tea, kas nad 3. korral jäävad ootama, et äkki nüüd läheb teisiti. Mul millegipärast on selline tunne, et kui IRL-i esimeheks saab Margus Tsahkna, siis Tsahkna on Tartust pärit poiss. Et me astusime temaga kunagi ühel ajal ülikooli 95. aastal. Mina lõpetasin ka ülikooli, tema siiani käib. Aga Tsahkna on ju Tartus olnud IRL-i liider ja Tartus on IRL ja Reformierakond nagu kass ja koer. Nii et kui IRL-ist tuleks leida uus esimees, kes oleks kõige reformi vaenulikum, siis kindlasti ma annaks hääle Margus Tsahknale. Ja see võiks viia sinnamaani, et nad ei istu nagu lambukesed aastani 2017. Olete öelnud, et Reformierakonna päästab ainult sotsiaalmaksu alandumise ideest loobumine. Kas seal on veel midagi, mis seda päästab või see ongi siis tõesti ainult, et kuidas te seda nagu teistele, kes võib-olla ei ole seda nagu lähemalt süüdinud? Ma tegelikult sõin eile lõunat ühe Reformierakonna juhtiva poliitikuga ja andsin talle tasuta nõu. Nii nagu see Rutta Arumäe andis Postimehe artiklis Taavi Rõivasele tasuta nõu. Et nad on väga reitingu kartlikud. Et kui Reformierakonna reiting on madal, siis tegelikult läheb nende tagatuba nagu ajurünnakusse, mida me nüüd teistmoodi teeme. Ja 20% on see piir, kus neil see paanikaosakond pihta hakkab. Nad on mõlema uuringu põhjal nüüd alla 20. On 3 viisi, mida teha, eks ole. Et üks viis on see, et vahetame esindusnäo välja, paneme Rõivase asemel kellegi teise. Ütleme, me oleme täiesti uued. Alati töötab, aga praegu natuke vara. Et see uus nägu ei oleks ju järgmistel Riigikogu valimistel enam uus. Siis vahetame partnerid välja. Aga ega Rõivasel ei ole ju enam ühtegi teist valikut. Et tema on välistanud koostöö Keskerakonna ka isegi ilma Savisaareta ja ühegi teise kombinatsiooniga ta midagi kokku ei saa. Et kui Rõivast ei vahetata, siis ei ole Rõivasel võimalust ka partnerit vahetada. Ja 3. võimalus on siis vabandada. Öelda, et me eksisime. Me tegelikult ei ole nii jäigad ja ülbed. Ja see vabandamine ja eksimine on võimalik praegu ainult maksupoliitikaga. Öelda, et jah, me eksisime, me ei tahagi nagu, et me saame aru, et Eesti rahvale on see üleüldine aktsiisitõus. Eesti ettevõtjatele on see hotellide käibemaksu tõus. Vastuvõetamatult üle jõu käivad, me jätame nad ära. Ja selle rahaga on arvestatud. Ja suurusjärgus on see sotsiaalmaksu 1% alandamine sama suur kui aktsiisitõusudest plaanitav tulu. Et sa peaksid ühest asjast loobuma, sellest 1% sotsiaalmaksust, mille kohta on päris paljud ettevõtjad. Näiteks minu kodupiirkonnas Pärnumaal on selline suur ettevõte nagu Vendre, kus on öelnud, et see võit oleks meile marginaalne, et nad ei saa sellest 1% mitte mingit lisandväärtus, sellest ei teki ühtegi uut töökohta. Ja kui ma nüüd, ükski Reformierakondlane ei võta mu nõu nagu erapooletu nõuna, eks ole, et alati mõtlevad, et mul on kuskil mingi knihv taga. Aga see oleks ainuke võimalus nagu öelda, et me ei olegi sellised, mille pärast meie valijad pettunud on. Sest et ilmselgelt on pettutud sellest, et ennem valimisi te rääkisite, et olete hästi riiki juhtinud, teil on kõik vahendid heade asjade tegemiseks olemas. Ja peale valimisi tuleb välja, et me oleme oma reservid juba väiksemaks söönud, kui meie kohustused on. Ja tegelikult ei tule eelarve midagi kokku. Ja nii, et selle pärast ma ütlesin, et jätku see sotsiaalmaksu 1% langetamine ära. Te kogute allkirju, et kütuaktsiisi tõusu vastu, et siis. Aga
mis oleks selle kütuseaktsiisi tõstmise alternatiiv siis? Kuskilt peab seda raha saama. Esimene alternatiiv on rumala maksulangetuse hääletamine. Nad tulevad ühes paketis, meil tuleb ligi 70 muudatust erinevatel seaduse ridadel on pandud ühte hääletusse. Ja see tähendab seda, et juunikuus tulevad ööistungid. Tavaliselt, kui valitsus väga kindlalt tunneks, siis nad ei, kui nad arvavad, et nad istuvad ühe öö, siis ühte ööd on nad valmis istuma. Aga meil ilmselt tulevad need ööistungid umbes 4-5 ööd. Ja siis nad tavaliselt tahaks sellest üle rullida sellega, et nad panevad kogu paketi valitsuse usaldushääletusena hääletusele. Et kui 51 inimest ütlevad, et usaldame Taavi Rõivast, siis on ka seaduse vastu võetud. Nii tehti näiteks 2009 suurte kärbete ja maksutõustega. Aga täna nad ei ole kindlad, et neil 51 häält on. Ja nad peavad need ööd ära istuma. Nüüd, kui me jätame aktsiisid tõstmata, et mis on alternatiiv, et me ei korja 3 maksu, mida ülejäänud Euroopa korjab. Me ei korja Eestit läbivatelt rekadelt raskeveokimaksu. Me kogume ainult kohalikelt rekadelt raskeveokimaksu. Ja selliseid riike, kes ei kogu läbivalt meie riiki ja meie riigi teid kasutavaid võõraste rekade maksu, on peale meie ainult Soome veel. Me ei kogu klassikalist ettevõtte tulumaksu, mis tähendab, et meie väikesed ja keskmised ettevõtjad lõpus, kui nad kasumi välja võtavad, maksavad ikka oma dividendid ära, aga täiesti seaduslikult on päris paljudel suurtel ettevõtetel võimalik siin mitte maksu maksta. Nii on näiteks 1-2 suuremast pangast viimase 10 aasta jooksul maksnud maksu oma kasumi pealt sellises summas, et see on 1,53% oma kasumist. Ja me ei kogu tulumaksu alandamisega 26%-lt 20%-le ja nüüd edasi sotsiaalmaksu alandamisega on kõige suuremat võitu saanud suurepalgalised. Et nad on saanud suurt võitu, riik on kaotanud nii palju raha, et ei suuda oma elementaarseid ülesandeid täita. Ja ma arvan, et päris paljud suurepalgalised, väga paljud suurepalgalised on valmis maksma suuremalt osalt, näiteks sellelt osalt, mis ületab 2000 eurot, taas kõrgemat maksuvastet. Et sellest ei jää keegi vaesemaks. Nii et need on need maksuküsimused, mida me võiksime täiesti rahulikult arutada. Aga samas ma arvan, et aktsiisitõusul on väga küüniline taust. Et kui paned aktsiisi juurde, siis tõusevad rahulikult hinnad. Ja kui tõusevad hinnad, siis laekub hästi ka käibemaksu. Ja siis saab raporteerida, et riigieelarve tuleb hästi täis. Nii et ma arvan, et see aktsiisitõus ei olnud mitte nii, et millist maksu me tõstame, vaid see küsimus seal laua taga oli püstitatud nii, et kuidas me saaksime seda, et Eestis oleks terve inflatsioon. Sest et selle aasta eelarve ei tule hästi kokku sellepärast, et meil ei ole sellel aastal hinnatõusu. Meil ei ole sellel aastal hinnatõusu seetõttu, et maailma turul on kütusehinnad madalad. Ja seetõttu ei jookse ka aasta 2015 eelarve kokku nii hästi, nagu enne valimisi plaaniti. Ja et ma arvan, et selle plaani taga tegelikult oli see, et kuidas suurendada hinnatõusu. Ja aktsiisidele juurde lisamine kindlasti on abiks. Kuidas te kommenteerite siis Ruta Arumäe ütlust, et valitsus juhib riiki Exceli tabeliga? Kas see on nii, et kulud peavad tuludega võrdselt olema? Ainult nii see on. Kulud on juba 6 aastat suuremad kui tulud. Tegelikult kulutatakse rohkem. Ja teisalt jälle aetakse Exceli tabelisse, et igasuguseid hariduskulusid aetakse Exceli tabelisse. Meil oli mõttevahetus Jürgen Ligiga mingi hetk, kus ta lubas õpetajatele palgatõusu 4 aastal, aga ütles, et selle jaoks tuleb haridust efektiivistada. See on hariduse efektiivistamine, see on jälle, et Exceli tabelis on sama summa, et jagada seda erinevate lahtrate vahel, aga juurde me ei leia. Nii et ma arvan, et Ruta Arumäe poliitiliselt sõltumatuna rääkis välja seda, mida paremini kasvatatud nõunikud jätavad enda teada, aga mis kindlasti on tõsi. Aga nüüd siis publikusest palun küsimusi. Tegelikult mul on päris mitu küsimust, aga ma arvan, et kõik rääkida küsimusi, see läheb iga kaua aega.
et kõigepealt ma tahan öelda, et aitäh, väga huvitav oli ja et ma ei ole absoluutselt Keskerakonna vastane, aga ma küsin paar sellist kriitilist küsimust. Et esiteks me rääkisime varemalt siit reklaamidest, et konkreetselt valimisreklaamidest, aga üldiselt ütleme, et need, kes on Keskerakonna, kellel ei meeldi väga Keskerakond, mis need Keskerakonna kõige rohkem häirib, on just need igasugused selline nagu palagan, sellised reklaamid, mis võib-olla meenutavad osadele selliseid nõukogudeaegseid Brežnevi kõnesid või nagu ma toon näiteks selle Edgar Savisaare usutamise reklaami eelmise aasta detsembris või siis Edgar Savisaare suure kõne, et need kohati siin on räägitud, et need on sellised pisut skisofreenilised ja et ühesõnaga on näha, et sealt nagu midagi väga mõistlikku ei tulnud. Et kas te isiklikult ka nagu natukene kriitiliselt suhtute neisse või te pigem arvate, et just sellised reklaame ongi vaja? No, olles natuke kursis sellega, kuidas reklaami tegijad mõtlevad, siis meil on agentuur olnud 96. aastast sama. Ja meie agentuuri juht tahab saavutada sellise reklaami, mis ei kanna ainult nagu makstud eetriajas, vaid millest kõik räägivad. Nii et seal alati peab olema mingi veidrus sees, sest et turvalisest reklaamist keegi ju ei räägi, eks ole. Ja ta on sellest olnud suhteliselt edukas. Teine asi, mida ta alati on ka panustanud, on see, et kui te nagu mõtlete, siis iga erakond läheb valimistele ja tal on mingi lööklause. Et 90. alguses oli kõigil 2 meetri pikkused, on ju, 3 komast jagunevad laused. Tema surus meile peale, et see peab olema nagu, et ma ei tea, selg sirgu või töötab või meiega võidavad kõik need lühikesed süüdlaused. Et selles mõttes on Keskerakond päris nagu tugev. Nüüd, kas sa saad telereklaamis ära anda nagu programmilise nagu iva? Et ilmselt nagu väga süvitsi telereklaamis ei mindagi. Ta ongi pealiskaude. Aga mõtle näiteks, ütleme seesama kõne, mis toimus Estonia kontserti majas. Et üks selline põhiline Keskerakonna, ütleme siis valimislubadus või üleüldse nagu, mille nad rõhust oli see, et miinimumpalka peaks tõusma, ma nüüd ole kindel, aga minu Edgar Savisaar väitsid, et miinimumpalk peaks tõusma järgmisel aastal 1000 euroni. Ikka, et see ei ole ju tegelikult reaalne isegi. Selles mõttes, et ma saan aru, et miinimumpalga tõus on väga oluline, sest on praegu väga madal ja ma arvan, et paljud ettevõtted suudaksid maksta kõrgemat miinimumpalka, kui neil oleks siis ametiühingute poolt suurem surve. Aga kui nüüd ausalt, siis 1000 eurot ei tundu nagu väga loogiline. Et kui ma võin nüüd nagu saladuse reeta, et küll me peale seda kõnet ajasime taga seda inimest, kes selle 1000 eurot kohe sinna sisse kirjutas. Ja me ei leidnud seda inimest. Ja siis me lõpuks mõtlesime, et see võis juhtuda nagu seal laval, et sulle tundus, võib-olla siis Edgar Savisaarel tundus, et mõjusam oleks lisasta sel hetkel selle kohe sinna otsa. Sest et seal ei olnud, me ju kõik teame, kuidas see miinimumpalk tekib, et detsembri lõpus pole võimalik öelda, et kohe, kui järgmiseks aastaks on tehtud miinimumpalga kokkuleppe 390 eurole. Aga mis ta kaasa tõi? Ta tõi kaasa selle, et sellest kõik rääkisid, et kas see on võimalik või ei ole. Keskerakond kogus allkirju, mis anti üle Riigikogule petitsiooni seaduse all, et Riigikogu arutaks kõiki võimalikke meetmeid, et Eestis miinimumpalk tõuseks ja järgmisel esmaspäeval 25. on sotsiaalkomisjonis eraldi avatud istung, et rääkida sellest, mida saab riik teha selle jaoks, et miinimumpalk tõuseks. Meie poolt läheb seda eelnõu kaitsma Tarmo Kriis, endine tööandja tegevjuht, kes siis oli igavene, 10 aastat tagasi oli igavene nagu pidur miinimumpalga tõstmiseks. Aga nüüd on nagu inimest tabanud arusaamine, et tegelikult korralikud ettevõtjad enam nii väikest palka ei maksagi. Ja et aastaks 2020 saaks miinimumpalga 1000-le tähendaks 5 aastat 20% miinimumpalga tõusu. Nii et vähemalt räägitakse sellest, et see palk on täna nii näru, et selle eest toime tulla ei ole võimalik. Nüüd, kas oli vaja keerata see võll otsa? Ilmselt oli. Sest et kui sa oleksid, mina olin kirjutanud ametiühingutele septembris kirja, et palun tõstke järgmine aasta 500-le ja mitte keegi ei pannud tähele.
Okei, aitäh. Siis teine küsimus. Ma korraks kommenteerin, et ametiühingusest just see nädal andsid üle oma pöördumise ülivalt 560 järgmisest aastast. Jah, tublid. See näitab nagu seda, et kui ma kohtusin Peep Petersoniga, läksid tal kõrvad punaseks, ütles, et 500 on küll ilmvõimatu. Näed, kuidas nagu üks üle võlli keeratud kohe 1000 annab ka ametiühingutele tiivad. Teine küsimus oleks Yana Toomi kohta. Et siin vahepeal mulle tundus, et te suhtute üsna positiivselt Yana Toomi tema väidetesse ja tema mõtteavaldusesse. Et mulle on pigem kõrva jäänud pigem sellised nagu pisut nagu rumalad. Võib-olla te ei ole rumal inimene, aga võib-olla kohati lihtsalt on jätnud sellise natuke rumala mulje. Et ütleme näiteks, mul konkreetselt väga palju neid üle praegu meelde, aga üks mida ma mäletan oli paar aastat tagasi, mul oli Yana Toomi artikkel, kus ta mainis, et Eesti rahvas sureb niikuinii välja. Et kas te ei leia, et sellised väljaütlemised, isegi kui seal on mingisugune tõde võib-olla taga, et need väljaütlemised ei too mitte midagi head, et need on samamoodi, nagu te siin enne rääkisite teiste erakondade poolt vaenu õhutamisest, sest need on täpselt samamoodi tekitavad asjatuid hirme ja asjatut viha. Et see oli umbes 2 aastat tagasi, kui Yana oli veel meil fraktsiooni liige ja ma pidin käima ja seletama, mida ta sellega mõtles. Yana ise seletas ja ütles, et selle kohta on ju kirjutanud Rein Taagepera lausa nagu palju sellises räigemas keeles artikleid. Mis me kokku leppisime on see, et kui me nagu saame, et kui mina kui eestlane või Rein Taagepera kui eestlane ütleb, et eestlaste tulevik on kahtluse all, siis me mõistame seda. Kui keegi teisest rahvusest hakkab meile kadu ennustama, siis meil tuleb tõrge ette. Ja rohkem ta seda teinud ei ole. Et Yana Toom on tuline naisterahvas ja ilmselt see on ka põhjus, miks ta nii palju neid hääli saab, et siuke spontaanne ja emotsionaalne. Aga sellises avatuses alati tuleb ka, võib alati tulla ka lapsusi sisse. Ma küsin kiiresti oma kolmanda küsimusega ära, et teie programmiline seisukoht on üsna sarnane Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga paljudes punktides. Ja samas ka Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, nagu näha, siis viimases kaasvalitsus nad on ka olnud. Et miks te arvate, et Keskerakond on parem kui Sotsiaaldemokraatlik erakond, kui Keskerakond niikuinii tõenäoliselt lähiajal valitsusse ei saa? Selles mõttes, et keegi nendega koostööd ei taha hetkel teha. Ära ütle. Ma tunnen ennast praegu väga nagu populaarse partnerina kõigile Riigikogus esindatud erakondadele. Jätame selle punkti kõrvale, aga ütleme, kas te olete kunagi mõelnud erakonna vahetusele? Ei ole. Ma ei ole mõelnud erakonna vahetusele. Ja ma olen suutnud hoida ka nii mõnegi oma kolleegi selliseid mõtteid mõtlemast. Et mitte Aivar Riisalu, kes vist hiilis tagauksest juba välja. Aga ma usun ta kahetseb. Ja, et ei ole. Sest ma arvan, et Eestile on Keskerakonda vaja. Just selle integratsiooni mõttes. Ma arvan ka selles mõttes, jah. Ja ma arvan ka seda, et kui nagu möödunud aastatel Keskerakond on olnud natuke liiga vasakul, siis see põhjus oli lihtsalt see, et kõik trügisid paremale. Ja et hoida see parras tasakaalus liikusime meie siis rohkem vasakule. Et kui aastal 91 Keskerakond loodi, siis ta loodi Keskerakonnale seetõttu, et olid head kontaktid Soome ja Rootsi Keskerakondadega. Ja kuigi nagu ütleme niimoodi, et tuumik Euroopas selliseid parteisid nagu keskparteisid ei ole, siis Põhjamaades on ennast väga õigustanud. Ja eelkõige sellise regionaalse tasakaalustajana. Ja kui teile antakse praegu võimule valitsus moodustada, siis keda ta peale sotsiaaldemokraatide sinna veel võtaks? Et oma programmilise seisukohti kõige paremini ellu viia, siis ma eeldan, et sotsiaaldemokraadid on teile kõige lähedasemad ja see on kõige loogilisem valik. Aga kedagi oleks veel vaja, et saada enamust teis. Ja siin on nüüd see hetk, et kas IRL jääb kokku või IRL-ist läheb osa Vabaerakonda. Kui läheb osa Vabaerakonda, siis paratamatult on see kolmas liitline Vabaerakond. Sest lagunev erakond valitsuses on ilmselgelt nagu destabilisaator. Ja sellega arvestab ka tänane valitsus, et ega kaua need hääled seal kokku vastu ei pea. Aga tänases olukorras ei ole ju tänases olukorras on ka IRL-il küsimused, mis neist edasi saab.
Sven Mikser andis küll oma soovituse, et ta ei soovita mitte mingil juhul IRL-il valitsusest ära minna. Ja ei soovita mitte mingil juhul sattuda valitsusse, kus opositsioonis on tema vastu Vabaerakond, EKRE ja Reformierakond. Aga samas tegelikult on kerge olla valitsuses, kus sul ideoloogilisi konkurente ei ole. Nii et kõik sõltub sellest, kuidas see IRL-i sisekliima on. Täna on tähelepanu kõik sotsidel, aga palju hapramas olukorras minu meelest on Isamaa ja Res Publica liit. Ja ma tahan küsimused. Küsiks samas siis edasi, et tegelikult tahtsin umbes sama küsimuse, kui siin lõpus oli, aga kumba te siis nagu eelistaksite, oletame, et see koalitsioon laguneb Reformierakonda või sotse ja ilmselt siis hetkel IRL. Tähendab, siin on vist lisaks veel see probleem, et kuna sotsidel on see esimene valimine, siis Mikser tegelikult välistas juba Keskerakonna justkui ka ilma Savisaareta oma selles avalikus kirjas. No, ma arvan, et Mikseril on mingid erilised kokkulepped Reformierakonnaga. Ma eeldan, et seal peab olema mingeid kokkuleppeid, sest et ma eeldan, et ta ei olnud nii nõrk läbirääkija, et ta läks sellise koalitsioonileppe ja 4 nõrga ministriga valitsusse. Tõenäoliselt on seal kokkuleppe presidendi koha peale Eiki Nestorile. Ja seetõttu tahaks ta vastu pidada selles valitsuses vähemalt aasta, kuni järgmine aasta president valitakse. Minu enda tunne on see, et Eestile oleks tegelikult kasuks, kui 16 aastat katkematult valitsuses olnud Reformierakond puhkaks. Ja kui Reformierakond on opositsioonis, siis järelikult oleks mu eelistus sotsid ja IRL. Mis ei tähenda seda, et ma ei tunnista, et meil on olnud 2 korda täiesti korralik koostöö Reformierakonnaga. Vanasti Reformierakonna sõna pidas. Ja ainukene riskifaktor ongi see, et iga 2 aasta tagant ta partnereid vahetab. Mina tahaksin seda 44. aasta kohta öelda, et teie ja väga paljud ütlevad, et näete, et nii, et kui võeti meie põgenike hästi Rootsis vastu, aga enne seda läksid ju meil Rootsi vähemused ja eestlane oli töökas, rootslane teadis, et ta on samas kultuuris. Aga ütleme, kui tulevad need inimesed siia, nad ei hakka ju tööle. Rootsis Saksamaal on 80% türklastest abiraha peale. Ja võib-olla mõni protsent hakkab tööle, aga suurem jagu jääb ikka abirahade peale. 80% on kindlasti vale. No võib-olla vale, aga ta on vähem tõele läheb. Ja ma ei räägi sellest, see pole tähtis, aga ma räägin, et 44. aastal inimesed läksid, memoaaridest on lugeda, nad läksid selle mõttega, et vähemalt 2-3, maksimum 5 aasta pärast me tuleme tagasi. Aga kas need põgenikud on öelnud, et kui stabiliseerub olukord nende kodumaal, me läheme kodumaale tagasi? Ma kardan, et nad ei lähe. No üksikud lähevad, aga lõviosa jääb ikka siia. Nagu öeldakse Marjamaale, vot see on see põhjus ka. Tõenäoliselt sellepärast, et see kliima nii hea. See on minu arvamus. Siin paljud ütlevad, nii üks vanaproua, 90-aastane, palus teie käest just täna seda küsida. Et see jäi tema hinge peale, tema on selle kaasaegne, kui tema põlvkond, need paadipõgenikud olid kõik sündinud umbes 20. aastat algul. Teate, selles mõttes, et töökultuuri on teistes riikides ka. Et ma käisin 3 aastat tagasi Liibanonis. Beirutis ma käisin Beka, Oruska, kus oli väga palju neid telklinnakuid. Nad olid juba tulnud Süüriast eest ära. Ja seal tegelikult ju vaatamata väga rasketele oludele need inimesed elavad, käivad tööl, püüavad kasvatada oma lapsi. Ja miks nad peaksid siis nagu Euroopas sattudes oma töökuse nagu ära kaotama? Et Eestis ei ole minu meelest põgenikul võimalik ilma tööd tegemata ellu jääda. Et meie toetused on nii väikesed, et ilma sellise sotsiaalse võrgustikuta see väga siin toime ei tule.
ma võin eksida, aga ma lugesin artiklit Annelinnas elavast perest. Need olid 2 süürlast ja nende 2 last. Ja see toetus, mida Eesti riik andis, oli nii väike, et sellise elu peale nagu ei torne tuhanded põgenikud, arvan mina. Aga hirm selle eest, mida me ei tunne, et see on mulle täiesti mõistetav. Et ma olen teiega nõus, et neid inimesi ja positiivseid näiteid ilmselt peaks rohkem kajastama ja siis on ka selline tõrge võib-olla mõneti väiksem. Et mina teen ettepaneku, et võtame vabatahtlikult 50–100 inimest katsetuseks, aga kas sellega on jälle nõus see Euroopa Liit või Euroopa Nõukogu? Tähendab, tegelikult see on selline asi, et see on üks migratsiooniekspert hiljuti võitis sel teemal sõna ja ta ütles, et see 300 praegusel hetkel käibki Eestiga täiesti selgelt üle jõu, sellepärast et siin ei ole seda võimekust 300 pagulase vastu võtmiseks. Et selles mõttes ilmselt need arutelud ongi olnud lahti ja see ei ole kuhugi kivistatud. Ja nagu ma ennem ütlesin, et ma praegu ei näe ühtegi nagu erakonda või fraktsiooni Riigikogus, kes oleks nagu välja tulemus ütlemas, et see 300 pole mingit probleemi. Et meil ei ole seda võrgustikku, kes neid aitaks siia sisse sulanduda. Ja, tema hinnangul oli umbes niimoodi, et tema hinnangul see võimekus võiks praegu olla umbes 100. Igasuguse inimesi on. Aga kes on kes? Tema oli pikka aega migratsiooniga töötanud. Aga selle kohta Põhjamaad teevad ju väga põhjalikke uuringuid. Ja kui te mainisite neid Saksamaa türklasi, et siis Soome uuring näitab just seda, et Türgist pärit sisserändajad, et neist peaaegu 90% on Soomes ettevõtjad, et nad ise annavad tööd, nad peavad ka kõige väiksemates ja külmemates Soome linnakestes söögikohti ja mõneti nagu aitab mitmekesistada seda võimalust, et mida sa kapsa ja kartuli kõrvale veel süüa võiksid. See 80% on spämm, aga teine spämm võib-olla oli ka Facebookis, et Taanis peksti läbi üks Taani abielupaar somaalastest noorte jõugu poolt. Ma kardan, et Eestis on eestlaste käest ka peksa saanud, tuuakse niisuguseid näiteid, aga mina ei süvenenud sellesse näitesse. Lihtsalt on aeg, aga võib-olla see on tõesti mõni meelevaldne näide. Aga see ongi see, et ongi pealkirjad ja siis haarata sellest kinni ja ise mõeldakse jutt juurde. Tegelikult ma tean, kus uudis pärit on. See on pärit sellest EKRE püsti pandud uudisportaalist Uued uudised. Tõenäoliselt, kui seda natuke kuugetada, siis jõuab seal tõenäoliselt oluliselt teiste faktideni, kui see, mida nemad seal kajastavad. Eks nüüd otsitakse kõik halvad näited üles, keegi ta häid näiteid kutuma. Tõenäoliselt selle loo taga võib olla enam-vähem selline, et mitte midagi sellist ei ole juhtunud, sest tihtipeale need uudised tehakse täpselt niimoodi. On ka Rootsi kogemus. No jah, aga see jälle näitab, kuidas tegelikult internetis lendavad, eks ole. Jah. Aitäh! Mina ütleks seda, et mina isegi pean teist väga lugu, et olete selline väga silmapaistev naispoliitik, tugeva häälega ja kui ma olen ka foorumid vaadanud, siis olete ligile kõigile nii hästi vastu hakanud, mis on ka mulle olnud julgust naisena enda ees ka rohkem seista, kuna ma töötan meeste kollektiivis. Et siis küsimus ongi, et võib-olla selline lihtne, et kuidas on hakkama saada naispoliitikuna, kui meil on tegelikult nii palju mehi poliitikus, et kas vahepeal ei ole tunne, et aitab nagu, et ei jõua nendega jageleda? Jõuab ikka. No selles mõttes, et miks naistel nagu jaksu vähem on kui meestel. Et pigem on nagu raskused kahes asjas. Et meestel on kohti, kus kokku leppida rohkem kui naistel. Et meespoliitikutel on kombeks käia koos saunas. Naispoliitikuna seda sinna ei saa, see on natuke siimutu ja sa ei trüki. Ja nad lepivad kokku, sa saad järgmine hommik teada, mida on kokku lepitud. No lihtsalt ruum, kuhu sa ei saa. Ja siis teine asi, mis mind ei piira, aga enamusi naisi, kellel on pere ikka piirab. Et sa ei sõlmi kokkuleppeid nagu keset päeva koosolekusaalides. Sa pead kulutama tunde ja tunde, et jõuda asjades kokkuleppele. See on tavaliselt õhtusel ajal või nädalavahetuseti. Ja millegipärast on väga huvitav, et kui on pereinimene mees, siis tal on need õhtused ajad ja nädalavahetused. Aga naise puhul pere kannatab. Ja
selline töö ja pereelu ühildamine on võib-olla natukene raske. Aga poliitika ei ole ainult kõned ja foorumi saated, et see on suuresti see üks-ühele suhtlemine. Ja midagi pole teha, et mõned inimesed peavad sütitavaid sõnavõtte, aga üks-ühele suhtlemised on suhteliselt ebameeldivad ja pealiskaudsed. Ja mõni siis on vaikne kui hiireke, aga seda kohvikulaua diplomaatiat oskab väga hästi teha. Ja siin ei ole vahet mehel või naisel. Et me oleme suhteliselt nagu sellised sooneutraalsed. Minu meelest. Kas naisi peaks poliitikas rohkem olema? Kindlasti peaks naisi rohkem olema. Et see on vägagi erinev suhtluskultuur ja mu kogemus ütleb, et nagu üle fraktsiooni kokkulepete sõlmimine naistega oli niivõrd palju mõistlikum. Et kui sa saadad nagu läbi rääkima mehed, siis on nagu jõmmid üksteisega nagu vastastikku ja mitte midagi ei jõua, kokku ei lepita. Aga meil oli väga hea nagu koostöö, kui IRLi fraktsiooni juht oli Kaia Iva. Et ta kuidagi sõnastas mõistlikke alternatiive. Ja ka Reformierakonnas Kaja Kallasega näiteks. Et kui Kaja Kallas käis välja selle eetikakoodeksi idee, siis alguses hakkasid tema enda erakonna veteranid teda nagu niimoodi kulpi pähe panevad, mis sa ka tead. Aga siis enam-vähem erinevate fraktsioonide naispoliitikud tulid taha ja see tehti ära. Natuke nütitud kujul, aga ta on siiski olemas ja sõnastatud. Nii et ma arvan, et naisi võiks rohkem olla. Need valimised näitasid, et hääli said naised väga hästi. Siin Tartu linnas Anne Sullik 4000, kes oleks nagu arvanud. See näitas, et ootus oli väga suur. Ja nüüd on ainult küsimus, et kus neid kandidaate leiab. Et millegipärast ma ise panin Pärnus nimekirja kokku, et kui ma läksin lugupeetud Pärnakalt küsima, et kas sa tuled nimekirja, siis mees tuli ja naine ütles, et ma aitan sind. Aga ma ei tule. Nii et sellist julgust välja astuda ja oma naha ja karvadega nagu nimekirja tulla, et seda on veel vähe. Või on siis väga sees, et äkki on keegi must parem. Aga ma arvan üleüldiselt, et Riigikogus seekord on päris palju selliseid noori särtse naisi. Ja ju nad loovad selle fooni. Ma küsiksin ühe küsimuse Tallinna kohta. Kuna ma olen Tallinnas vahepeal elanud, siis ma natuke tean. Et Keskerakond on Tallinnas üsna pikalt võimul olnud. Ja minu arust Tallinna üks suuremaid probleeme on Tallinna teed. Et need on üsna väga halvas või siis kohati lausa katastroofilises seisukorras, et need aeg-ajalt remonditakse. Aga iga kevad on jälle kõik igalt lauku täis, need lõhuvad autosid ja ühesõnaga kõik liiklusommikud ja kõik muu sinna juurde. Et mida te arvate, mida saaks Keskerakond teisiti teha, et raha kulutada kuidagi efektiivsemalt nii, et rohkem raha läheks teede remonti ja just nimelt teede remonti nii, et kestaksid kauem. Et mida saaks selles vastas? Et riik vähendas kohalikele teedele minevat toetust. See ei ole ainult Tallinna probleem, see on samas valdades sama küsimus. Kui lumine talv, siis neil jätkub ainult lume lükkamiseks ja nagu suviseks pindamiseks enam ei jätku. Tallinnal on veel see erand, et riik ise ei hoolda Tallinnat läbivaid põhimaanteid. Et ta hooldab kuni Tallinna piirini, sealt edasi Sadamani või kuhu iganes on Tallinna linna mure. Ja Tallinna linn maksab, näiteks see bussipark maksab aastas aktsiisi rohkem, kui tuleb riigilt kohalike teede toetuseks. Nii et üks küsimus on see, et Tallinn võidaks sellest samast, millest võidaksid ülejäänud linnad ja vallad ka, et antaks aktsiisist see summa tagasi, mis oli enne 2009. aastat. Siis teine küsimus, et kuidas nagu paremini hooldada teid. Ja kuidas üldse raha nagu paremini kulutada,
võib-olla kuskilt ülemiste vanakestelt vähem ära võtta ja siis panna rohkem kuskile mujale? Jaa, seda kindlasti, eks ole, aga kui nüüd nagu põhimõtteliselt mõelda, siis kui teedesse on tehtud 10-15 aastat ala finantseeringut, eks ole, siis nagu ühest hetkest tulebki see, et ainult ülemise kihi parandamine ei päästa, tuleb teha põhjalikke parandusi. Ma küsin kohe juurde, et kas te arvate, et riigi tasandil Eesti peaks võtma rohkem laenu, et teha korralikult teed, et need ei püsiks paar aastat, vaid need püsiksid mitukümmend aastat. Et siin on vahepeal just räägitud seoses sellega, et Eesti eelarve on kogu aeg tasakaalus, aga võib-olla ei ole halb võtta laenu otstarbekalt, nii et me teeme sellest midagi kasulikku, millel on pikaajaline mõju. Kas teie pigem näiteks arvaksite, et laenust võiks ehitada korralikku Tallinna-Tartu maantee? Mina laenu ei kardaks. Ma ei kardaks ka võlakirju. Ja ma arvan, et praegusel hetkel, kui Euroopa Keskpank on otsustanud, et majandust elavdatakse läbi võlakirjade ostmise, siis Eesti rumalalt, nagu on ainukene Euroopa riik, kes oma võlakirju ei saa osta, sest neid pole olemas. Ja need võiks olla kindlasti mingid suured infrastruktuuri objektid, sellepärast et see annaks tööd kohalikele ettevõtjatele. Ja see kaudu me elavdaksime oma majandust, seda enam, et seda raha ei peaks kuskilt mujalt leidma, et Euroopa Keskpank ju on need summad ostmiseks eraldanud. Noh, ja selleks suureks infrastruktuuri objektiks siis kas maanteed või raudtee kvalifitseeruvad. Selge on see, et ei kunagi ei hakka tagasi teenima Tallinna-Haapsalu raudtee või ka Rail Baltic, noh, ta ilmselt lihtsalt vähendab rekade voolu Tallinn, Pärnu, Riia suunal. Aga majanduse üldiseks elavdamiseks võib tal oma efekt olemas olla küll. Ma küsiks, et töövõimetusreformi kohta, et kas ta sellisel kujul, nagu ta meile nüüd peale surutud oli, kas ta nüüd läbi kukkunud? Meediast on niisugune mulje jäänud. Ta ei ole veel jõustunud. Ma saan aru, et praegu on 2 erakonda 3-st otsustanud, et teda võiks edasi lükata. Teda võiks edasi lükata siis järgmise aasta 1. jaanuarist pool aastat ja viia rakendussätted teistsugusteks. Aga selle töövõimereformiga on siis see, et puudega inimesed lähevad töötukassa klientideks. Ja ma saan aru, et sellega käib kaasas ka veel mingi muu Euroopa raha saamine, et töötukassa klientideks tahetakse saata ka need inimesed, kes praegu on kinnistes hoolekandeasutustes. Et see on minu meelest juba veider, kui inimesed, keda seni on peetud endale või ühiskonnale selliseks ohuks, et nad oleksid kuskil hooldekodus, saadetakse omal käel toime tulema, aga need on mingid raha kokkuhoiu mõtted Sotsiaalministeeriumis, mis pole veel teoks saanud. Aga pool aastat lükatakse edasi teie küsimusele lühike vastus. See oli vist 1. juulist hakkab peale, 2016 või mis kuupäev, 1. juuli 16 oli ja meelde jäänud. Et hakkab siis nagu see asi vist jälle. See on see, mis on nüüd jõustamise kuupäev. Aha, ma selge. Võtame siis viimase küsimuse, kui kellegi. Viimast ei ole. On ikka. Tuleb ikka vist. Ma tahtsin seda öelda, et vaata, mis Eesti on ju tähendab, et euroala kõige militaristlikum riik. Seda keegi ei vaidlusta. Mina ikka vaidlustan küll, ma arvan, et Kreekal on palju suuremad kulutused. See on ainuke riik, ütleme tähendab, tema juba läheb alla trendi, aga Eesti kogu aeg tõuseb. Ja see on nii vastutustundetu nõuda teistelt riikidelt, tähendab, militaarkulutuste tõstmist kogu aeg. Eesti tähendab ainult püüab selle USA-le meeldib, noh, Iisrael, USA, et teeme kõike kiidetakse heaks, kõike Iraaki kallaltungi, Eesti oli esimene, Kristiina Ojuland, kõik seal suure uraaga, Afganistani, Liibüa pommitamine, kõik see on Eesti pole kunagi protesti avaldanud. Kaudselt ongi see põgenike probleem ongi selles, et Eesti on toetanud seda USA-d sellepärast ja kõik see roheliste mehikeste asi, see nagu räägitakse, tegelikult seda alustas USA, kes läks Liibüasse oma roheliste mehikeste, kes läks Süüriasse palgaagent ja see, et selle militarismiga, ma mõtlesin, et ma olin omal ajal
oli Vene ajal tohutu selle militarismi vastane ja samamoodi jätkan siiamaani. Et see on lihtsalt nii, tähendab, ja vaata, praegu ma lugesin just teie blogi või ütleme selle Facebooki ja siis te lähete Ungarisse, väga hea. Ja mis sealt õppida oleks, mina soovitan, et vaat Ungaril on 0,7% SKP-s. Tähendab 3 korda rohkem, nemad 3 korda vähem kulutavad sõjalisteks kulutusteks, militaarkulutusteks. Et kui Eesti oleks sama nagu Ungari, siis tema muudeks otstarbeks jätkuks vahemikus 270 kuni 280 miljonit eurot rohkem. Ei no kõikegi, ma olen üldse, terve elu olen kuulnud. Tähendab, loosung on selline, et Eesti võiks saada, vaata, me oleme kõik pooldame Saakašvili, omal ajal kõik selle seeni ja neid sõjaväe. Kunagi tegime, tähendab, see Rein Taagepäraga nalja, et oleks Põhja-Korea tungiks Venemaale kallale, siis Eesti kannaks siin Põhja-Korea lippudega või ma ei tea, naersime, et lihtsalt, et pooldame neid, kes on Vene vastased. Ja et see ongi niimoodi, et lihtsalt, et loosung on mul selline, loomulikult olgu terve Eesti vastu, et saada Euroopa pistrikust Euroopa rahutuliks. Ma päris vastu ei kaja teile, sellepärast, et ma olen Riigikogus kõigele muule lisaks ka veel 1-3 NATO Parlamentaarse Assamblee delegaadist. Et ma ei käinud Ungaris mitte Ungari kogemust õppimas, vaid meie NATO partneritega kohtumas. Ja lisaks vean ma Riigikogus USA sõprusrühma. Nii et ma mõistan tegelikult koostöövajadust ka NATO tasemel ja NATO suurima partneri USA-ga. Ma arvan ka, et meie kaitsekulutused ei ole asjatud. Et see meie 2% on väga väike summa võrreldes teiste väiksemate protsentidega. Ja et tegelikult annab meile kindluse, et meil on professionaalne kaitsevägi. Et rääkides lätlastega, nad on ikka väga õnnetud selle aja peale, kus ajateenistus kadus ja professionaalne kaitsevägi oma võime kaotas. Nii et elades, kus me elame, me võiksime võib-olla õppida siis mitte teistelt, aga Soomelt võiks küll õppida. Soomes on näiteks ajateenistuses käimine igale noorele inimesele auasi, et kui sa tööd lähed otsima, siis küsitakse, et kus sa aega teenisid. Ajateenistus on ka kulukas. Oleks me Soome tasemel, neil on 1,5, siis me võidaks üle 100 miljoni euro. Aga mis me selle võiduga teeksime? No jaotaks kas või ükskõik mingi ambara. Võtaks pagulase vastu äkki. Ja et kui me selle eest läheme nagu Kreekale appi, eks ole, et siis võitu väga ei ole. Ja siin tuleb silmas pidada ka seda, et selle kaitsekulutuse sees, et kui ajateenistus on kulukas, siis tegelikult annab ta ikkagi ta annab väljaõppe noortele meestele, aga ta annab ka professionaalse karjääri väga paljudele, mitte enam nii noortele meestele, kes on valinud sõjaväelase elukutse. Et kui nad ei oleks siin Eestis ja ei teeks oma karjääri kaitseväes, siis äkki oleksid nad Norras ja ehitaksid, eks ole, ja oleks meil ka see kaotus. Nii et see ei ole ainult maha visatud raha, et see on tuleviku ehitamine. Ainuüksi Kaitseliidu keskmine palk, vaadake, tähendab 15. jaanuari, tähendab sellest maalehest järgi 952 eurot on kuupalk. Kaitseliidud, need pole kõrgemat haridust, lihtsalt nõuksed mehed käivad kokku mingid palvad objekti. Aga mis on kultuuritöötajate palk? Jah, see on küll õige, et kultuuritöötajate palk on madal. Räägitakse, kui sõjavägi, siis on 2%. Aga tähendab, kultuuriministeeriumi eelarve on 0,85. Seda keegi ütleb, teeme 0,85% SKP-st paneme kultuurile. Aga 2 tähendab riigieelarves on 5%. Aga see on minu arvamus, kui kõik tahavad, me võime mitte 2 või isegi 5%-ga. Mina lihtsalt käia mul selle vastu, kui kõik rahvas tahab, palun. Et nagu see, ma arvan, et tegelikult ei ole õige, et me sikutame väga kitsukest tekki, et sikutame õpetaja pealt kultuuritöötajalt kaitseväelasele ja kaitseväelasele politseinikule. Jah. Et tegelikult on probleem selles, et Eesti riik ei suuda koguda piisavalt maksuraha, et täita kõiki ülesandeid. Et siis me ei oleks kadedad ka kaitseliitlastele, kes saavad 900 eurot kuupalka.
kas oli seal kuskil veel viimane küsimus? Viimane küsimus, et kui te satuksite enne Üldkogu sotsiaaldemokraadiga lõunat sööma, mis tasuta nõuded alla annaksite? Keeruline. Ma ilmselt annaksin nõu, et Sven Mikser ei teeks seda viga, mida tegi Edgar Savisaar temaga. Kunagi leidis Edgar Savisaar Sven Mikseri, kes töötas Maaülikooli raamatukogus. Sven oli noor poiss ja Edgari õudselt meeldis. Väga nagu haritud, palju lugev ja neil oli hea klapp. Ja ta tõi Sveni poliitikasse, kõigepealt meie poliitikasekretäriks. Ja siis viis ta 700 häälega Riigikokku 99. aastal. Et ma väidan, et mitte üheski teises erakonnas ei oleks ta Riigikokku saanud ja saanud selleks, kes ta täna on. Ta lihtsalt poleks alguses seda künnist ületanud. Ja siis see lemmik läks mingil hetkel tülli ja marssis minema. Et samamoodi 4 aastat tagasi Ossinovsk otsis erakonda, kus poliitikasse tulla. Ja ta meeldis väga Sven Mikserile, kes kandis ta käte poliitikasse. Ja et nad ei läheks tülli. Et see on suhtlemise küsimus. Ja seda nõu ma annaksingi. Et üks ta puha kumb võidab, aga ärgu mingu tülli. Aga Sven Mikser on ju inglise filoloog. Kas ta oli raamatukogu töötaja või ma ei vaidle? Oli ülikoolis õppejõud. Jah, ma arvan, et see võis olla tudengina mingi haltuura ots. Et ma arvan, et see võis olla tema esimene töökoht võib-olla CV järgi. Et hariduselt inglise filoloogidel täiesti kuline õigus. Need ma annaks nõu, et tülli minek ei kanna neid kindlasti edasi. Ja see konkurents tuleb lahendada nii, et ei läheks isiklikuks. Aga ma siis tänan meie külalist ja meie publikut ja loodetavasti kohtume siis järgmisel aastal.